Kallid sõbrad, head Nõmme inimesed, külalised lähedalt ja kaugelt. Me vabandame selle intsidendi pärast ja lubame, et see enam kunagi ei kordu. Tegelikult algas 50 aastat tagasi kõik hoopis nii. Orkestri esimene päris lugu, salvestatud ka Eesti Raadios ja loomulikult juhatas orkestrit siis Arne Haasma. Jätkame siis aga puhkpillimuusikaga ka. Järgnevalt tõusevad tagantreast püsti Jaanus ja Toivo ja pala kannab pealkirja Lõbus kolmik.
järgmiseks sisseõhtu esimene valss, kui keegi näeb, et on tantsuruumi, siis olge lahked. aga trompetid on meil muidugi veel, tagareas veel on meil Endel, Tõnis ja Sten lehvitavad, lehvitage vastu. Orkestri tutvustamisega me jooksvalt jätkame, sellepärast et puhkpilli mängu oluline osa on puhkus ja selleks need lugude vahed on hädavajalikud. aga siis Alpi pidulik valss. meil on üks marss täpselt sama nimega, see ajabki segadusse. valss on 3 peal. siis läheb lihtsamaks. ja esimese osa lõpetuseks üks väheseid reipamaid lugusid, mida Raimond Valgre omal ajal vabatahtlikult kirjutas. tervitame kõiki Helmisid, samas ka Arvot ja Heikit ja Iket ja Olavit, Valdot, keda ma veel näen, Anti, Heino ja kõiki vilistlasi, osasid ma seal ja Mihkel on ka seal. Mihkel on juba ukse peal valmis. aga me mängime veel.
tänu. Nüüd palume lahkesti lavale või siis õigesti lava ette meie tänase tubli kaasesineja, palju kuulsama kollektiivi Saku Mandoliini. Kes on meie juurde tulnud kaugelt Sakumaalt. Õnnitleme orkestrit suure juubeli puhul ja täname kutse eest osaleda tänase kontserdil. Mängime oma esimeses plokis 3 lugu ja neist 3-st esimene on Uno Naissolt pealkirjaga Improvisatsioon Eesti teemale. Nüüd tuleb üks lugu Ladina-Ameerikast ja sealse regiooni üks ilusamaid ja kuulsamaid lugusid pealkirjaga Historia de un amor.
hüüavad pasunad, tuleb üks eesti lugu. Selle nimi on tormaline kalup, ehk siis kui riigikeelde tõlkida tormaline galopp meie töötuses. Tuleb tunnistada, et lugupeetud mandoliinikunstnikke kuulaksime me kas või tundide kaupa. Aga meie oleme harjutanud. Tõe huvides tuleb ära märkida, et juba üle 10 aasta on Arne juhatanud 2 orkestrit. Lisaks saunamehele siis ka Kabala vilistlasorkestrit Kutter. Ja need 2 orkestrit on ka täna koos laval, nagu me viimased aastad tavaliselt oleme. Et meil siis on Kutterist on meil Virve, Vello, Endel ja Jaanu. Ilusti kõik koos ja eks niimoodi see kõlab ju ka ja sa oled ka sealt või? Okei, Jürgen on ka. Vaadake, nad on meile kõik nii omaks saanud, et ei teegi enam vahet. Ja siis me siis jätkame unelauluga puhkpilliorkestrile, mis kõlabki jaburalt pealkirja mõttes, aga loo nimi ongi Mr. Sandman.
kui me mõned aastad tagasi Hiiumaa puhkpillipäevadel julgesime oma orkestrit tutvustada, orkester Saunamees aastast 1976, siis kõrval Vägvere orkester ütles, et no, mis 76, me olime juba esimesel laulupeol kohal. Ja, mille peale me siis küsisime, aga kas teil mõni asutajaliige ka veel mängib? Aga meil mängib Toomas Paiste, tromboon. Ja teisel tromboonil mees, kes mängib täna kõiki pille, Robert Kreutzwald. Ja nüüd me mängime ühe Tšehhi loo. Sellega on alati see põnev, et
Martin, Raiko, Märt, Tarmo ja Riive. Tuleb meil tavaliselt spetsiaalselt otse ainult Tartust. Täna meil on siin veel keegi, kes tuli spetsiaalselt Tartust. Näiteks Hannes, on nii? Ja vaata, kui tule, tasus tulla. Oota. Hästi, nüüd siis lugu, mida kõik teavad. Võib kaasa ümiseda. Majakene mere ääres. Ja nüüd, kallid sõbrad, kuna te olete ikkagi saanud niisama istuda päris mõnusalt, tuleb siis meie kontserti interaktiivne osa, introvoor. Auhinnaks on Toivo mesilaste poolt päriselt keedetud mesi. Ja selleks tuleb ära arvata, mis lugu hakkab kõlama võimalikult täpselt ja ruttu. Ma mõtlesin, siin on ikka muusikainimesi.
Kust tuli? Kõndis neiu. Kõndis neiu, Poola rahvalaul on õige vastus. See tuli sealt. See ei saanudki tulla mujalt kui Valdo Rüütelmaalt, kes on orkestri vilistlane ja ühtlasi ka puhkpilliühingu juhataja. Mis tähendab, et tal on kõigi tavaliste inimeste ees lugude äraarvamisel kahekordne eelis. Aga anname auhinna talle, kätte saab pärast. Tingimuseks on see, et tänukõne ei ole väga pikk, sest me peame täna ka veel jõudma sauna.
aeg on sealmaal, et palume Joosepi uuesti lavale ja Roberti uuesti lavalt alla. Nagu te olete märganud, on meil laval üks tõeline kahepaikne täna. Robi! Ma lugesin hiljuti kuulsa helilooja Mozarti kohta, et on teada, et ta mängis väga hästi klaverit loomulikult, aga ta mängis ka mitmeid puhkpille. Ta mängis vioolat keelpillikvartetis ja ta mängis muide ka mandoliini. Robi mängib ka hoopis rohkemaid pille kui 3 pilli, mis tal täna siin kaasas on, nii et sarnaselt Mozartile meie imeaps. Kõlab nüüd üks väga armastatud ja ilus prantsuse filmi meloodia filmist Mees ja naine. ilus on ikka mängida Eesti muusikat ka ja seda me järgnevalt teeme. See on üks ka omamoodi filmimuusika, Lepo Sumerat, vals nimega Kevadine kärbes.
Tšardaš, Viktor Monti on autoriks ja me kasutame ära meie 2 viiulisolisti, kes kõige esimeses loos täna paar kääkse juba tegid. Neid kääkse tuleb nüüd oluliselt rohkem. Enno Soode, Märt Silla. Wolfgang Amadeus Kreutzwald kitarril.
Ma olen täiesti kindel, et täna tehti Eesti muusika ajalugu. Ühegi puhkpilliorkestri juubelil ei ole kunagi nii kiiresti viiulit mängitud. Meiega jätkame Eesti muusikaga. Sageli proovitakse panna lugusid laule ritta selle järgi, mis on parem, halvem. Mina sellest alati aru ei saa, küll on võimalik öelda, mis meeldib, ei. Järgmine pala on paljude arvates kõige ilusam, aga pärast ma viin selle jutu nüüd kokku sellega, mis ma pärast öelda tahan. Sest kuigi öeldakse, et edevale inimesele on ainult mikrofon, tal ei peagi midagi tarka öelda olema, siis ma ikkagi püüan.
siis orkestri kõige jämedama osakonna ka ära torude mõttes. kõige on meil Vello ja Marko. seal keskel niimoodi tuubamängijad. siis sealt edasi istub veel Johan, kes mängib pilli, mille nime ta on hoidnud saladuses. aga kõlab ja kokku ja kõik on hästi. seal on meil siis Virve, Indrek ja Rein. Krister Kauper, meie noodikogu hoidja. ei ole kerge töö. ja mina olen Aivar. trummid jäävad magustoiduks. praegu teeme ühe ilusa loo veel. kõlas siis Maple Wayne'i Ramona. ja nüüd siis kuna noh, kes siis saunamees peab laval olema alati vähemalt üks Haasma, siis trummidel täna Uku Haasma. Järgmine meie interaktiivne publik, mängosa 2. Valdo Rüütelmaa ei tohi vastata. Enam. Mis lugu kõlama hakkab?
Black Bottom. noh, mõned vilistlased peaks ikka peeglisse, nüüd vaatama. Aga proovime korra veel. Black Bottom on, žanr on õige ja me oleme seda isegi mänginud. Teeme veel. Valdol oli käsi püsti, mille peale Arne muidugi ütles, et Big Band Dixieland. Ma arvan, et me ei tee kellelegi liiga, kui auhind läheb Arne Haasmale. Nüüd siis lugu ise ka. John Edmondson oli üks Ameerika kooliõpetaja, kes ajaviiteks oma muusikaõpetaja karjääri kõrval kirjutas kooliorkestri värskeid lugusid. Ja see on üks nendest. Big Band Dixieland. Mägi, mis pilli tahad, rock'n'roll lööb ikka välja. Vahel. Aga nüüd siis kõige ilusama Eesti loo juurde. Kunagi aastaid tagasi Arne küsis mu käest, et kas sa tead, mis tegelikult on kõige ilusam Eesti lugu? See on laul, lugu. Ma tean lihtsalt, et väga paljud. Ja siis ta ütles, aga vaat just see. Ja tänase piduliku sündmuse puhuks me lasime Tanel Aavakivil sellest teha maailma kõige esimese puhkliorkestri seade. Kas Tanel on siin? Tanel on tegevmuusik ja baseerub Lõuna-Eestis. Järelikult on ta tööl. Tegevmuusikud on ikka tööl laupäeviti. Aga lugu.
Orkestri sõnum. Solistid olid Robert Kreutzwald ja Jürgen Saarni. Meil on auhinnad otsas, aga keegi võib tasuta ära öelda, mis lugu oli. Evald Vain on õige autor Ei kunagi. Ja imekauneid sõnud Evaldi lauludele kirjutas tavaliselt tema abikaasa Erika. Ja lähedalt küsida, teed veel. Aga nüüd on meil Joosep kadunud. Ei ole? Meie kontsert hakkab lähenema paratamatule lõbusale lõpule, sest mulle just teatati, et saun hakkab soojaks saama. Seda ei saa raisku lasta. Aga veel enne seda. Tuleb üks lugu. Vähemalt. See lugu, mida me mandoliiniorkestriga ja meie laulusolisti Robert Kreutzwaldiga oleme korduvalt esitanud. Ja tekkis mõte selle tänasel kontserdil koos mängida ja ka laulda. Siin on ainult üks laulurida, nii et teie eelmist laulmist hinnates ma arvan, et see on teil käki tegu kaasa laulda ja kohe kõvasti. Minu jaoks on see lugu eriline tänases versioonis selle poolest, et ma tegin oma esimese puhkpilliorkestri arranžeeringu 8 takti. Suure higistamise tulemusena see valmis ja täna saab kõlama. Mõtlesid, kui naise saaks küll oleks õnn. Hammusta mitte katki, sa lähed poisa. Eluaeg ta oleks siis naisele küll pruun. Ei küll teda huvitaks ilmaski muu. Nõndamisi laulis kord antsukese suu. Hammusta mitte katki, sa lähed poisa. Hammusta mitte katki, see lähte poisa. Süüdamist ta ikka veel endil poist mees. Hammusta mitte katki, see lähte poisa. Kui ta siis katsule oma naisega süüdada, sest teiste nendega mõttes tahaks ikka neid tekinata. Hammusta mitte katki, see lähte poisa. Möödunud on aastad ja ants vana meel. Hammusta mitte katki, see lähte poisa. Tardunud on veri, mis enne tal kees. Hammusta mitte katki, see lähte poisa. Kuulama nüüd peab kuis naine kamanda. Päeval ka öösel teda tagasi ala. Hammusta mitte katki, see lähte poisa. Hammusta mitte katki, see lähte poisa.
kallid sõbrad, oli nüüd juba peaaegu kõik. Aga enne veel, kui me läheme kes kuhu, on sõna tervituseks Puhkpilliühingu juhatajal ja orkestri vilistlasel Valdur. Palun. Tere, mul on ääretult meeldiv siin olla, et kodune tunne ja kujutage ette, ma tunnen sealt Saunamehe orkestrist mängijaid 45 aastat, 48 aastat. Tõsi, 76. aastal mind veel ei olnud seal orkestris. Et võib öelda nii, et kui mina kohale jõudsin, olid juba orkestritunnid alanud ja seega ma liitusin siis paar aastat hiljem. Aga nimelt see sai alguse niimoodi, et mind suunati esimese keskkooli pioneerimalevast fanfaristiks ja Arne Aasma juurde õppima. Ja siis ma sain seal fanfaari selgeks ja Arne küsis, et kas sooviksid ka trompetit õppida ja siis me alustasimegi selle koostööga ja hiljem ma liikusin Metsasarve peale ja lõpuks engimuusika peale, nii et see selline natukene pooljuhuslikult see asi läks, aga mul on väga tore ja eriti rõõm on vaadata seda orkestrit, mis mängib niimoodi koos, et ütleme, sõbrad kogu eluks tulevad ja enamik on mänginud 45 aastat, 48 aastat, 40 aastat, kuidas keegi, aga tulla kokku, mängida pilli, käia ühistel väljasõitudel ja lisaks veel muusika selle juures, eks ole. Et see on lihtsalt fantastiline ja ma ise olen, mul on õnnestunud teiega kaasa mängida ka nüüd viimastel kordadel Hiiumaa puhkpillipäevadel, nii et aitäh kutsumast, ma lõin trummi, kui teil oli vaja, et seda jälle kui on vaja. Aga tegelikult mul oleks üle anda Eesti Puhkpillimuusikaühingu tänukiri, puhkpilliorkester Saunamees 50, Eesti Puhkpillimuusikaühing õnnitleb sünnipäeval ja tänab kauaaegse tegevuse eest puhkpillimuusika traditsiooni hoidmisel dirigendid Arne Aasma ja Aivar Uit. Palju õnne teile, palju õnne! Ja sõna tervituseks on Eesti kultuurimajade ülemjuhataja Ülle Välimäe. Ma tulen Türilt hoopiski, nii et aitäh suurepärase kontserdi eest, kui Saku manduliinid on kohal, süda sulab sees, aitäh teile, te olete linda peale midagi. Aga Saunamees, tegelikult fännklubi on teil ju Järvamaal, Türi vallas ja Kabalas. Kabala fännid tahtsid kaasa panna terve pargialuse täie lilli, aga kuna oli kirjutatud, Toivo kirjutas, et ärge lilli ja kingitusi tooge, siis ma ei toonud, ma võtsin kaasa lihtsalt sinu tehnilise vahendi. Teile sauna kaasa ja tehnilise vahendi. Ja ei ole vaja midagi siin nii väga hüpata oma 50 aastaga. Siin on inimesi, kes on palju vanemad ja liiguvad ja hingavad ja mängivad selle pilli, nii et pange edasi on ja kohtume Kabalas, kus siis veel aitäh selle imelise koostöö eest ja selle kontserdi eest täna, nii et Aivar. Rebite järele, aga meil on väike edumaa. Siin on vilistlane, Heiki Vahar ja kuna teil on sauna minek, siis... No,
mehed teavad. Ja kuna Toomas Rõivits ei saanud täna tulla kahjuks, siis tõin ta siiski siia. Kuna te jäite nüüd midagi ootama, siis me teeme selle loo, millega on väga mõnusalt reipalt võimalik kõigil marssida garderoobi, sest õues on ilus ilm. Ja me täname kõiki ja eks me kohtume jälle orkestriga ja kõigi teiega loodetavasti. Olge terved ja musikalli. laske paar lugu veel. lugu.
Te tõusite püsti ja oleksite hakanud peaaegu minema õigest suunast. Üks. Sellel laulul on sõnu ka, me teame. Kes teab, laulab kaasa.